Eluliin on saanud hakkama väga tänuväärse projektiga, nimelt läbi mitmete saatete me puudutame väga olulist ja väga tõsist teemat, inimkaubandus. Avame silmi, toome inimestele teadlikkust, et see on olemas, see ei toimu mitte kuskil kaugel, meile arusaamatus kohas, vaid meie ümber, see võib juhtuda sinu kodus, sinu kõrvalkorteris, sinu kõrvalmajas. Kui sa paned tähele, kui sa kuulad meid ja neid tarku inimesi, kes täna minuga vestlusringis aega veedavad ja selle asja meile väga selgeks puust ja punaseks teevad, võib sellel ühiskonnal olla üks päev palju helgem tulevik. Ja minu kõrval on Merle Haruoja, naine, kes on inimkaubanduse ekspert, kes on psühholoog, kes on psühhoterapeut ja kes on väga paljudes kaasastes olnud ka siduvalt seotud ja nagu ma olen sinuga eelnevalt vestelnud, saan aru, et on ka väga paljusid teemasid, mida me kõik tahaks täna avalikult rääkida, aga ei saa, sest mingid asjad on pooleli ja mingid asjad on veel toimimas. Küll aga sinu kogemus on üks suur väärtus, mille põhjal täna need teemasid arutleda ja seda inimestega jagada. Sinuga me hakkame täna rääkima inimkaubandusega seotud süütegudest. Merle Haruoja, tegelikult oled sa ka jurist, nii et see on täpselt sinu pärusmaa, et räägime algusest peale nendest teemadest. Inimkaubandus on selline kummaline, väga varjatud kuritegu ja kurjategijate eesmärk ongi ju see, et kuritegusid ei avastataks, et need ohvrid, kes on inimkaubanduse ohvrid, ei hakkaks rääkima, et kuskilt ei tuleks välja see, et nad on toime pannud mingi süüteo ja nad varjavad seda, et see kuritegu on väga raske kuritegu, see on inimõiguste rikkumine tegelikult ja inimväärikuse alandamine igas mõttes. Ja inimkaubandusega seotud süüteod on sellised süüteod, mis siis näevad ette siis inimese ekspluateerimist, tema ärakasutamist, aga tegelikult see sisaldab nii palju erinevaid aspekte ja niivõrd palju erinevaid süüteo vorme isegi, et me saame rääkida siin nii tahtlikest kuritegudest, mis on siis isiku värbamiseks, tema transportimiseks, üleviimiseks või tema varjamiseks ja kusagil vastuvõtmiseks. Tegelikult on see üks süsteem ja kui tegemist on organiseeritud kuritegevusega, siis on seal muide väga palju neid lülisid, väga palju neid kurjategijaid, kes siis mingisugusel ajahetkel ja mingisuguses kohas selle konkreetse inimkaubanduse ohvriga tegelevad, teda ära kasutavad. Ja siia alla kuuluvad ka muidugi sunnimeetmed. Inimrööv näiteks. Me oleme kuulnud, millised need inimröövid on ja kust need pannakse toime, aga tegelikult on ka see inimkaubanduse üks süüteo osa. Kasutatakse kelmust ja igasuguseid pettuse vorme, võimu, tegelikult on see võimu näitamine selle ohvri üle. Ja tema kaitsetu seisundi, samas ka haavatava seisundi ärakasutamine erinevates variantides. Sa ütlesid just, et ütleme see organiseeritud kuritegevus, mis selle taga on, tal on tohutult palju erinevaid lülisid ja igaüks ühel või teisel määral kokku puutub siis mingil ajahetkel selle ohvriga. On sul mõni lugu selle kohta, kus sa oled kuskil keset neid lülisid saanud pihta, et asi on väga hull? Olete saanud kellegile niimoodi pihta? Organiseeritud kuritegevus võib olla, näiteks siin Eestis on ta siseriiklik, eks ole, aga samamoodi on ta ka rahvusvaheline. Ja kuna Eesti on niivõrd pisikene riik, siis elu näitab siiski seda, et need suured rahvusvahelised kuritegelikud organisatsioonid, nende peakorterid on kusagil teistes riikides, sest Eestis on meie õiguskord ikka päris tugev, nii et kurjategijad kasutavad võimalust sel juhul leida mingi selline riik, kus on natukene nõrgem õiguskord ja selle võrra on ka vahelejäämise võimalused väiksemad. See on muidugi nüüd suur asi, et sa oled ka selle välja mõelnud, et meie õiguskord on tegelikult päris heal tasemel. Et see annab nagu lootust, et asjad ei ole tegelikult veel nii hullud ja tänu sellele, et teie kõik sellega aktiivselt igapäevaselt tegelete, on veel olemas üks lüli siitpoolt neid aidata. Räägime korra nendest inimkaubanduse haavatavatest ohvritest. Kes on need põhilised ohvrid? Inimkaubanduses on haavatavateks gruppideks väga erinevad grupid. Me võime tuua kohe välja esimesena naised, siis lapsed, puuetega inimesed, erivajadustega ohvrid. Siis on marginaliseeritud grupid,
kes need võivad olla näiteks, no siin on rahvusvaheliselt ja teiste riikide kogemuste põhjal, ka meie enda kogemuste põhjal, kas siis on roomad, põgenikud, migrandid, siis inimesed, kes on mitmese ekspluateerimise ohvrid. Mis see tähendab? Mitmene ekspluateerimine tähendab seda, et on erinevate inimkaubanduse süütegude ohvrid, sest et ma siin lugesin ette, see süüteo ampluaa on niivõrd lai, et seda inimest võidakse ära kasutada siis nagu Anna-Mar, nagu eelmistes saadete osades on räägitud, kas siis prostitutsioonis, teda on ära kasutatud mingis kuritegevuses, et panna toime mingit kuritegu, kas siis uimasti kuritegu viib näiteks uimastit ühest riigist teise, siis või läheb kuskile vargile või midagi muud veel. Tegelikult on kuritegelik maailm selline maailm, kus ära kasutatakse iga võimalus ja väga sageli, kui on olemas suured inimkaubanduse või nad organiseeritud kuritegelikud grupid, siis võib-olla üks lüli ei teagi, mis teine lüli teeb. Nii et tegelikult see on väga raske töö, kui panna need lülid siis sellisena kokku, et ta kunagi on tõepoolest kohtukõlbulik. Kui palju sa kohtus oled olnud? No ikka aastast 1976. On olnud sul kohtus selliseid lugusid, kus mingil hetkel see tundub, et asi läheb käest ära ja seda tõestust ei tulegi? Tegelikult olenevalt need kohtukaasused kõik nendest tõenditest, kui hästi nad on kokku korjatud, milliste, ütleme, et nõnda, et kuidas politsei on olnud võimeline kõiki neid lülisid kokku panema selliselt, et kohtus need tõendid jäävad ka pidama. Sellepärast, et see ei ole lihtne. Tõendamine tähendab ka seda, et on erinevates keeltes, erinevates kultuurides, erinevates variantides ja samamoodi seda ohvrit tuleb ju ka kaitsta nii eeluurimisel kui ka kohtuliku uurimise ajal. Ka see on selline asjaolu, mis on iseenesest mõistetav, aga tegelik elu näitab seda, et alati ta ei ole selliselt järgitud, nagu vaja oleks. Või et see ohvri abistamine oleks siiski selline, et ohver usaldaks seda süsteemi, kellega ta koostööd teeb. See on olnud ka läbi mitme saate üks põhivõtmesõna usaldus. See usaldusest tegelikult algab kõik ja nagu sa ka ütlesid, et ta on võib-olla kaasatud juba teadlikult kuhugi teise kriminaalsesse olukorda, mille tõttu tal on hirm, et kui ta nüüd avab ennast selle koha pealt, kuigi ta on ohver, siis tuleb tal karistus ka mujalt, et see on ka see põhjus, miks tihtipeale see ütleme, ohver ei hakkagi rääkima, et ta ei taha saada karistada asjadest, millest ta ei teadnud või ta ei tahtnud selle olla. Aga ega alati ei peagi rääkima, selleks ongi olemas need professionaalid, need uurijad, kes on võimelised siis sel juhul leidma üles need asjaolud, mis siis tõendavad just nimelt, et tema ongi ohver ja samamoodi kokku panema kõik sellisena, et tegelikult ka see ohver tõepoolest ka kannatanuks tunnistatakse, et kriminaalmenetluses nimetatakse ohvrit kannatanuks. Ja kui kannatanu on kannatanuks tunnistatud, siis ta alles muutub kriminaalmenetluse mõistes selle protsessi osaks just nimelt kannatanuna. Enne ta ei pruugi olla kannatanu. Me võime rääkida ohvrist, aga tegelikult kriminaalmenetluses saame rääkida kannatanust. Näed, mõisted hakkavad siin kooruma hoopis teises valguses, kui me nendest räägime nii põhjalikult, aga ütle mulle korra, kuidas kohelda inimkaubanduse ohvreid? Inimkaubanduse ohvreid tuleb eeskätt kohelda selliselt, et nad usaldaksid seda süsteemi, kellega ta koostöö teeb. Ja tegelikult selle koostöö koha pealt tulebki arvesse see, milline on meie õigusruum. Ja kui meie õigusruum võimaldab tõepoolest inimesi kohelda austusväärselt, siis see ohver saab aru sellest ja tegelikult kriminaalmenetluses just nimelt uurija on see esimene inimene, kes siis temaga kohtudes ongi see usaldusisik, kes siis peaks andma ka teavet, kus siis pöörduda, kuidas abi saada. Samamoodi tuleks Eestis vähemalt ohvriabile teatada. Meil on selleks Sotsiaalkindlustusamet, et tõepoolest see ohver saaks siis sel juhul asjakohast abi. Ja see abi on selline abi, mis on siis ohvriabi
ja kogu siis nende teenustega, mis on ette nähtud, tegelikult need teenused on väga palju ja need sõltuvad siiski sellest, milline on see ohvri vajadus. Ei saa alati öelda seda, et kõikidel ohvritel on ühtemoodi. Tegelikult on kõik ohvrid need, kes vajavad midagi erilist ja sellepärast ongi oluline rääkida ka sellest, millised on ohvri erivajadused ja ohvri erivajadused tulenevadki sellest konkreetsest olukorrast, kus ta on olnud, et millises millises inimkaubanduse olukorras ta on olnud, sest tegelikult inimene ei saa aru alati, et see on kuritegu tema vastu. Seda peab ka sel juhul selgitama nõnda, et sul on õigus just nimelt sellistele teenustele, et sind aidatakse ja tegelikult, et sa sel juhul selle suhtumise kaudu jõuad nii kaugele, et oled võimeline meenutama, rääkima ja ka samamoodi tõendama kõiki need asjaolusid, mis toimusid, mis juhtus ja sa pead veel rääkima hiljem võib-olla kohtus ka. Oleneb muidugi olukorrast. Sellepärast, et kui sa räägid kohtus ühte juttu ja eeluurimisel teist juttu, siis tegelikkuses on see olukord, kus võib kriminaalasi kokku kukkuda sõna otseses mõttes. Sellised juhtumid on vist päris palju. No ikka on, aga elu näitabki seda, et ka ohver peab teadma, mida ta räägib, millised on tema tunnistused, kui ta võib-olla ei oska keelt, kui tal on mingisugused olukorrad, kus tal on tõepoolest, kas ta on juba puudega või on tal mingisugune intellekti puue või midagi taolist, siis ka teda tuleb ette valmistada. See ettevalmistus ei ole mitte niisama, et sa nüüd lähed ja annad oma allkirja ja räägid seda, mis sinu käest küsitakse, vaid tegelikkuses elu näitab seda, et seda on väga-väga vaja. Olen ise näinud kohtus neid ohvreid, kes kahjuks on selles mõttes jäänud vajaliku toeta. Ja kui see vajalik tugi on puudu, siis tõepoolest ohver ja see kannatanu seal, kannatanuna olles kohtus, on olukorras, kus ta tõepoolest ei tea, kellele ja kuidas vastata, sellepärast, et on olukordi, kus see ristküsitluse ajal ta pannakse olukorda, kus ta enam ei saa aru, mis ta on, kus ta on. Ta on inimene lõpuks, ta ei peagi, tal on paanika, tal on hirm, tal tekib äkki see usaldamatuse tunne võib uuesti üles tulla, et mis siin toimub, kes nüüd on, sest meil on ju kohtukeisides ju väga tihti ka see, et need küsitlused või see risttuli, mille alla sa satud, on eesmärgil jõuda kuhugi küll, aga see võib segadust tekitada selle lihtsale inimesele, kes on seal pingis. Ja mitte ainult üksinda seda, vaid tegelikult see tuleb ju sel juhul sellele kohtualusele kasuks. See ongi see olukord, et tegelikult, kui me räägime siin kohtumõistmisest, siis tegelikult see õiglane kohtumõistmine tähendab siiski seda, et kuriteo toimepanija mõistetakse süüdi ja kannatanu saab sel juhul oma hüvitised, kui on vaja. Kui tal on need kahjustused, kui tal on tervisekahjustus, kui tal on mingid vaimsed kahjustused, see võib olla erinev. Ta on kaotanud oma töö, sellepärast me räägimegi sellest, mis ja kui suured on need ohvriga seotud kulud. Need on nii suured. Ja kui me räägime sellest, mis on nende tugiorganisatsioonidel, on üks osa. Inimese aitamine, tema psühholoogiline toetamine, tema õigusalane toetamine, sellepärast, et need tugiteenused on kõik ju koos. Nad peavad toimima koostöös. Sel juhul see inimene saab aru, mida ta teeb nii eeluurimisel kui ka kohtulikul uurimisel, et ta annaks neid ütlusi, mis on siis tõepoolest asjakohased, konkreetselt selle kuriteoga seotud ja samamoodi, et ta mõistaks neid. Merle, kas sa jällegi küsin ikka üle, sest et inimlikud lood on need põhilised, et kuidas on sul mõni kaasus või mõni lugu, mida sa meenutad nii, et kõik nagu läks õiget rada pidi, kõik eeluurimises asi jooksis, oli kindel võit, ent kohus ja see olukord sellele inimesele kohtus keeras selle pea peale, sa näed lihtsalt, et süüdlane jalutab uksest välja. No ma ei taha rääkida neid konkreetselt kaasusi sellepärast, et Eesti on liiga väike, kui me hakkame rääkima nendest. Aga me võime rääkida nendest kohtadest, kus tõepoolest meil on arenguruumi Eestis. Nii, ma kuulen siin. Ja kui me räägime nendest arenguvõimalustest, siis eeskätt just nimelt seal, kus on inimkaubanduse ohver, enne pannud toime, nagu sa ütlesid siin, et mingi kuriteo. Aga kahjuks on ka neid olukordi, kus mingis selles samas konkreetses kuriteos on see ohver, kes on hilisemas kriminaalmenetluses kannatanu, muide süüdi mõistetud. Ja siis alles selgub, et ta on selles samas suures organiseeritud kuritegevusega seotud kuriteos just nimelt kannatanu.
nii et tegelikult, kui ta vedas uimasteid teise riiki ja teda selleks sunniti, siis on ta juba kannatanud, aga kahjuks nende uimastite omamise ja käitlemise eest on ta juba enne süüdi mõistetud. Nii et tegelikult need on need olukorrad, kus õigusruum ja sealhulgas ka Eesti õigusruum peab jõudma selle tasandile, et neid inimesi ei süüdistataks ja ei mõistetaks ka süüdi kohtus hiljem. Aga kahjuks on need olemas. Asitõendid, korralik juurdlus, eeluurimine, kõik see, mis tegelikult annaks selgust, mis selle loo taga päriselt toimub. Et see on vist üks hästi suur selline arenguruumi koht, nagu ma aru saan Eestis. Loomulikult ja ma lisan siia juurde ka seda, et tegelikult igas olukorras, igas kriminaalasjas tulebki aluseks võtta siis need erivajadused, mis siis on inimkaubanduse ohvril või selle kannatanud konkreetselt juba. Sellepärast, et neid erivajadusi on väga palju, mis siis just nimelt sõltuvad sellest olukorrast. Räägime korra erivajadustest lähemalt, mis asjad, kes on need inimesed, kelle kohta me ütleme erivajadustega inimesed, kes need on? No esimene on muidugi soolised erivajadused, sest see sooline vägivald on selline, kus valdav enamus inimkaubanduse ohvritest on muide naised. Nii et me peame sellega arvestama, on tüdrukud ja naised. Nii et just need lapsed kannatavad samamoodi ja tegelikult, kui me räägime siin sellisest inimkaubanduse olukorrast, mis on Eestis praegusel juhul, me saame öelda, et Eesti riik on kujunenud sihtriigiks. Inimkaubanduse sihtriigiks, see tähendab, et meile tulevad need inimkaubanduse ohvrid, keda siis kaubitsetakse. Ja kuna nad on enamasti naised, siis nii ongi. Aga kui me räägime siin niinimetatud tööorjusest, siis tööorjuse poole pealt tõepoolest on ka mehi. On ka neid, kes on olnud erinevates valdkondades, toome välja siin ka poisid, sellepärast, et poisse sunnitakse näiteks vargile kuritegusid toime panema. See ei ole mitte ainult Eesti riigi probleem, vaid tegelikult see on ülemaailmne probleem. Ja kui Euroopa Liidus tehakse vastavaid uuringuid, siis alati tuuakse välja nii tüdrukud ja naised kui ka poisid ja mehed eraldi veel. Ja näiteks Suurbritannia näite põhjal me võime küll öelda, et seal on lausa tuhandeid neid olukordi. Meil Eesti riigis on kümneid ja võib-olla natuke rohkem, aga olenevalt olukorrast muidugi. Sellepärast, et eelmisel aastal oli meil vähem neid inimkaubanduse ohvrid, kes toodi Eestisse tänu sellele, et oli tõepoolest selline eriline olukord ja eriolukord, aga on olnud ka neid olukordi, kus meil on olnud kümneid inimesi konkreetselt meie aidata. Ja see ei ole mitte vähe ja see ei ole mitte natukene aega, vaid see on tegelikult väga pikk töö, sellepärast, et neid tuleb hakata, nagu öeldakse, selles mõttes abistama, et nad üldse mõistaksid, et nad on inimkaubanduse ohvrid ja tegelikult nad saaksid rääkida, aga tegelikult määratleb siiski ära tema positsiooni kriminaalmenetluses uurimine, eeluurimine, see tähendab prokuratuur ja politsei. Nii et meie ei saa neid olukordi mõjutada, aga meie asi ja meie töö on tõepoolest toetada seda ohvrit sellisena, et ta saaks edasi minna. Ja miks me seda just räägime? Et nii on erinevaid variante veel, ma toon teile mõned näited, kes on olnud. Need erivajadustega inimesed, rasedad näiteks. Rasedad naisi on olnud, mis need vaadata. Teistkordne või korduv ohvristamine, see tähendab seda, et kui inimesed on juba korduvalt olnud inimkaubanduse ohvrid, erinevates riikides näiteks, või on selle, nagu öeldakse, pikem ajalugu olemaks mingisuguse rahvusvahelise või selle organiseeritud kuritegevuse ohver. Tegelikult neid ju just nimelt kannatanud või ohvreid viiakse ühest riigist teise. Sellepärast ongi olukord, kus ühe riigi õigussüsteemist jääb väheks ja selleks ongi olemas siis need Euroopa Liidu koostöövõrgustikud ja need on võimalikud ka sel juhul just nimelt igas riigis, ka Euroopa Liidu erinevates riikides, ka meil Eestis muide ära kasutada selle eesmärgi nimel, et me saaksime need süüteod sel juhul kohtu ette. Aga no toome sinna tervislik seisundi. Perevägivald veel on mul siin kirjas. Vaimne ja psühholoogiline surve erinevad. Neid on nii palju variante.
intellektihäire, mida me võime nimetada, uimasti sõltuvus, kultuurilised erisused ja muidugi nendele erinevatele olukordadele on nad erinevad siin ja väga sageli on need niimoodi, et mitu asja veel koos. Kui ütleme, kui palju praegu Eestis, kui me räägime ainult Eesti oma õigusruumist ja üldse Eestist, pööratakse erivajadustega ohvritele tähelepanu just kriminaalmenetluses või kohtus? Kahjuks minu üks viimane kaasus oli väga kurb. Ma võin öelda, et ei pööratud. Nii et see ongi meie tööd tõepoolest ja sellepärast me oleme ka juures ja abistame neid inimkaubanduse ohvrid, kes on Eestis selliselt, et me neid nõustame, me neid toetame, me neid abistame ja selgitame kõiki neid asjaolusid nii palju kui vähegi võimalik, et ka eeluurimisel ja kohtulikul uurimisel tõepoolest võetakse arvesse kõiki neid erivajadusi, samamoodi ka puudeid ja selleks, et kes ta siis on tegelikult. Asi ei ole alati selles, et me ei pea välja tooma just, et tal on erivajadus, vaid tegelikult see inimene on see inimene, kes on konkreetses kriminaalasjas siis see kannatanu, et me teda siis arvestame sellisena, nagu ta on ja arvestame ka sellega, et tal oli selles olukorras sugugi mitte kerge jääda iseendaks, ta ei saanud ennast abistada ja see oligi see eesmärk, miks teda ära kasutati. Et kurjategijad on võimelised ära kasutama inimest ka siis, kui see ohver sellest mitte üks rahas aru ei saa ja tegelikult peab seda normaalseks, kas või terve elu. Ta ei oskagi sealt välja tulla. See on tema elu, ta ei oskagi olla muud moodi enam. Tuleb välja, et tegelikult te teete tööd mitte ainult nende ohvritega, teist on teie tööst, selgitusest ja ka teadlikkuse tõstmisest. Saavad väga paljud abi ka kriminaalmenetluses ja ka kohtus on vaja teha selgeks, et see inimene on erivajadustega, kuigi võib-olla on see jälle see arenguruumi koht. Ja teine väga oluline aspekt siin on need inimesed, kes on inimkaubanduse ohvrid, puuetega inimesed, eks ju. Ma arvan, et see on meil eraldi teema, eraldi järgmise saate teema, kus minu ja Merlega ühineb siis ka Eda Mölder. Seniks aga jälle palju mõtlemiskodudesse. Kas on veel midagi, mida sa tahaksid puudutada siin? Ma hea meelega lisan juurde siia need asjad, et tegelikult me peame arvestama, et Eesti õigusruumi osa on ka kõik see, mis on rahvusvahelises õiguses, mis reguleerib inimkaubandust nii ÜRO tasandil, nii Euroopa Liidu tasandil, Euroopa Nõukogu, kui ka erinevad juhtnöörid, erinevad juhised, mis sealt tulevad. Tegelikult see ülemaailmne kogemus, see euroopalik kogemus, mis me saame teistelt riikidelt, ongi väga sageli see, mis siis näitab ära, millised on need niinimetatud kuritegevuse trendid. Sest et rahvusvaheline õigus on aluseks väga sageli sellele, kuidas me siseriiklikult õiguse tasandil reguleerime kõiki neid asju. Ja tegelikult ei ole eesmärk mitte selles, et me võtame üle midagi rahvusvahelisest õigusest, vaid me peame teadma ka, kuidas me seda kohaldame. Ja sellepärast ongi see rahvusvaheline koostöö niivõrd oluline ja see, et Euroopa Liidus on olemas näiteks Eurojust, kes siis hea meelega, kes on just ongi Euroopa Liidu liikmesriikidele see institutsioon, kes siis tagab ka selle koostöö, kui riigid nende poole pöörduvad. See tähendab, et kui on Eestis avastatud mingisugune suur rahvusvaheline kuritegelik grupp, on võimalik pöörduda Eurojusti poole, näiteks kui just nimelt kolmandate riikide inimkaubanduse ohvrite avastamise puhul. Nii et tegelikult see koostöö on olemas. Meie Eesti riigis, ma ei tea, arenguruumi on. Teised riigid on kasutanud päris agaralt neid võimalusi, ka meil tuleb nüüd hakata kasutama sellepärast, et ma olen veendunud, et see koostöö ja see eesmärgipärane koostöö just nimelt annabki selle tulemuse, kus me oleme võimelised inimkaubandusega võitlema. See tähendab, et ennetama teda tõkestama ja samamoodi ka teavitama kõiki neid olukordi, kus siis inimesed võivad sattuda inimkaubanduse ohvriks. Tegelikult see teavitamine on palju suurem, kui me siin praegu istume ja räägime. See on ka üks selline valdkond, kus annaks tõepoolest mitmeid saateid teha, aga eesmärk on siiski selles, et me jääme nende teadmiste juurde, mis meil on konkreetsetest kaasustest, kus meil on konkreetsed olukorrad, sest et me saame eeskätt nende põhjal just tuua välja seosed, mis on nii ohvripõhised, kui ka samal ajal kurjategija põhised, sellepärast, et kurjategija ei taha ju kohtu alla minna. See on tema eesmärk.
just, Merle. Aitäh sulle, Merle, ja kogu selle meie saatesarja üks mõte, mida jälle koputan inimestele hingedele ja mis ka tuleb ju välja erinevatel teemadel, et iga varas ei ole pätt, iga prostituut ei ole lohakas inimene, iga puudega inimene, kellelt on kõik ära võetud, ei tähenda seda, et ta on lihtsalt rumal. See võib olla inimkaubanduse ohver. Ja kui seda teadvustada ja natuke teistmoodi inimeste peale vaadata ja mitte olla alati nii hukkamõistev, siis sealt taga avaneb üks kuritegelik maailm, mille üle võitlust peavad siin Eluliin, Euroopa erinevad instantsid ja ka meil Eesti erinevad instantsid. Nii et jääge meiega ja me jätkame seda sarja. Üks lõppu mõte veel. On olemas üks väga kummaline ütlemine, et lollidelt võib kõik ära võtta või tulebki ära võtta. Tegelikult see nii ei ole. Just nimelt, nagu Merle ütles, lollidelt võib ära võtta ja tegelikult see nii ei ole ja kes üldse on siin maailmas loll, võib-olla peaks ka selle mõtestama lahti. Ühesõnaga järgmises saates on meiega Merle ja ka Eda ja me arutame edasi sama rängal teemal, inimkaubandus, aga tuleb juurde veel üks väga hirmutav sõna, mida võib-olla paljud ei ole kunagi mõelnud ja seostanudki. Puuetega inimesed võivad olla ka inimkaubanduse ohvrid. Mina olen Kristel Lensin ja kohtume jälle.